Tere, mina olen Risto ja täna räägime sellisest filmist nagu Parasiit. Ehk siis eelmise aasta parima filmi Oscari võitnud filmist. Parasiit räägib siis loo ühest vaesest Korea perekonnast, kes leiab siis viisi, kuidas terve oma pere skeemitada ühe rikka Korea perekonna juurde tööle ja hakata nende kulul siis nii-öelda elama justkui parasiidid. 부잣집 거예요. 돈도 많이 줘. 이 넥시구단 참 잘 속아, 그지? 아버지, 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 우리도 뭔가 준비를 해야겠다. Mulle meeldis see, kui fucking originaalne sisu sellel filmil oli. See on väga originaalne ja huvitav ja kaasaarav sisu ja see on suurepäraselt kogu produktsioonitöö poolt siis ekraanile toodud. Lisaks sellele, et see on väga originaalse sisuga, on see ka siuke mõnusalt kunstiline film. Ma ei ütleks, et ta on nii kunstiline näiteks kui mõned Wes Andersoni filmid, eks ole, aga mõned stseenid selles filmis, mõned kaadrivahetused selles filmis. Mulle meeldib see, kui palju detaile seal filmis on, et see on väga hästi filmitud ja väga hästi nii-öelda kokku pandud, et seal ei ole lihtsalt see, et sul on nagu ütleme mingi stseen, kus kolm inimest räägivad omavahel ja siis on kaadriplaan ongi siuke, et davai, et võtame siit nüüd selle üldplaani, nüüd võtame tegelast A, temast ühe plaani siit, tegelasest B ühe plaani siit ja tegelasest C ühe plaani siit ja see ongi kõik. Selles filmis kindlasti on rohkem kui siukses lihtlabases Eesti filmis, kus tihtilugu siuksed kaadriplaanid jäävadki üldplaan ja siis võetakse kõiki objekte eraldi, et siin on väga ägedaid kaadreid, väga ägedaid kaadri üleminekuid. Tõesti nautisin seda filmi visuaalselt. See on ka väga olulise sotsiaalse sõnumiga film ja räägib rikastest ja vaestest meie ühiskonnas, eks ole, ja ma arvan, et need teemad, mida seal käsitletakse, ei ole olulised ainult Koreas, vaid ka on nii-öelda olulised ja päevakohased mujal maailmas. Mis selle filmi aga heaks teeb, on see, et kui sa vaatad seda, siis see sotsiaalne sõnum seal sees ei tundu olevat nagu nii in your face. Mõnel filmil näiteks, mis on hästi siukse poliitilise kallutusega, et sa lihtsalt kohe konkreetselt saad aru, mis nagu eesmärgil see tehtud ongi ja vaatad seda nagu okei, propaganda. Aga nagu selle filmi puhul siukest, see sotsiaalne sõnum ei paista nii hästi välja. Ta ilmselgelt on seal olemas, sa saad sellest aru, et see ongi nagu tehtud ühe mingi sotsiaalsetele probleemidele tuginedes, eks ole. Aga see ei ole nii in your face ja see ei ole nagu häiriv. Ja ilma mitte midagi spoilimata ütleks nii palju ka veel, et filmi lõpus tekib küsimus, et kes on kelle parasiit. Mis mulle selle filmi juures ei meeldinud? Ei olegi mitte midagi halba selle filmi kohta öelda. Päris seda tunnet seda filmi vaadates ei jäänud, et kurat, et see on nagu nii fucking hea film, et ma vaataks seda kohe 10 korda uuesti, et isegi nagu Gentlemanid, eks ole, sellest me oleme juba rääkinud. See nagu jättis mulle siukse tugevama emotsiooni sisse, aga ma ei ütle muidugi, et sellepärast Parasiit halb film oleks, see on kuradima hea film ja ma soovitan teil kõigil seda vaadata ja kindlasti ma vaatan seda ise ka kunagi uuesti. Mis seal ikka? Kui te olete seda filmi näinud, siis kindlasti kommenteerige, mis te sellest arvasite. Räägime sellest ja kui te mind veel ei jälgi, siis äkki tasuks seda teha. Ma tänan teid vaatamast ja kohtume järgmine kord.